Nii, tervist, on Illar Kohvina, vaata, täna olen siin filmimehe Toomas Ariel külas ja siis nüüd uuriks Toomas Aria plaane, ühesõnaga, et mis ta siis nüüd, täna on siis nüüd 17. september aasta 2022 ja täna on laupäev. Ja millised plaanid siis Toomasel on, uurime siis nüüd. No täna mul plaanid üsna suured, et täna meil on veel poja sünnipäeva pidamine bowlingus siin ja siis mul vahepeal filmivõtted tulevad sinna ette ja vahele vaataja, nii et täna on mul üsna rikas päev, et täna saab. Ja mis see filmivõtted täpsemalt nagu on? No see on Mustamäe linnaosa valitsusel mingi lühifilm, vaata, kuna Mustamäegi on vaata 60 nüüd, et nad teevad juubeli puhul teevad mingeid lühifilme, ma täpselt ei oska öelda, et see mul pole süžeet lugeda saanud. Aga no ma tean nii palju, et see on Mustamäega kindlasti seotud ja seal on ka trollibussiga seotud, sest seal meil nii palju tean, et on trolliga sõitmist. Ja sa teed nüüd vist õiglus mitmendat stsenaariumit? Kolmas, ja see on meil juba kuskil veerand on meil juba sellest kirjutatud. Ahah, et hakkate varsti filmima? No plaanipäraselt tahaks küll juba järgmine aasta vaata, et kuna see aasta on suvi läbi juba ja stsenaarium ei ole veel valmis, et siis pigem ikkagi järgmine aasta jah, et meil oligi see plaan tegelikult, et järgmiseks aastaks. Et see aasta meil olid teised projektid, et meil oli võttegrupil oma projekt, et tegid pilootosa Kassijaht sarja, kus ma sain ka väikse rollikese sisse. Et siis see aasta ta tegeles sellega. Et siis ja mina see aasta siis kirjutasin stsenaariumit. Aga Kassijaht see tundub ka päris huvitav tulema, et tasub vaadata, et seal on meil ka Margus Prangel mängib ja Kristjan Lüüs on meil seal ja et päris põnev projekt. Ja tähendab, praegu sa puhkad nagu siis või käid tööl? Ma nüüd 19. tegelikult lähen tööle, sest siis mul juba puhkus lõpeb. Et hetkel veel kestab paar päeva. Eile õhtul ehk siis reede õhtu 16. septembri me olime Bulldagi pubis, kuidas sul see pidu meeldis seal? Ei, see oli väga super, et eelmine kord oli ka väga super ja ma teadsin, et see kord tuleb ka väga super, et mulle meeldib see Eiki Ainsalu muusikavalik. Et tal on siuke täpselt minu maitsele muusika, mida ma kuulan ja see mulle väga sümpatiseerib. Et see mulle väga meeldib jah. Ja nagu ma kuulsin, et oli siis niimoodi ka, et see Bulldagi pubis DJ Eiki nagu esines mais nagu viimati, eks ole, siis vahepeal suvel on nagu esinejad seal üldse ja siis nüüd seekord uuesti, et ja tõi nagu jälle selle saali rahvastega täis, nii et ikka päris populaarne tegelane ja nagu. Ja, seda küll. Et see Bulldagi pubi on tal päris armastaks saanud, et juba teist korda seal vaata ja et see oli üsna populaarne pidu jah, ega teil endal oli samamoodi seal fänne oma jagu, mis ma nii palju, kui ma seal avastasin neid, et see on päris põnev koht on jah, et kaks asju kodu juures ka, siis on hea öösel jalgsi koju tulla. Aga nüüd, kuna ikkagi ühena sa oled ikkagi selgeltnägija, ühesõnaga, et kas sa tähendab selgeltnägija, et see tuleproovi saada võib-olla tuleb jälle millalgi, et kas sa plaanid seal uuesti kandideerida? No see tegelikult võib kõik võimalik olla, sest ma ei oska öelda vaata, millal ta siis tuleb vaata ja mis mul nagu hetkel käsil on, et seda ma ei oska öelda vaata, et võib-olla meil on endal mingid need õiglusvõtted käsil, vaata mul ei ole siis võimalik minna vaata, aga idee tegelikult pole paha tegelikult. Aga ma paluksin sul näiteks seda, ütleme, kas sul see abivahend ka on, millega sa seda, ütleme, seda vaatad või niimoodi, et seda ka näidata saada? Mul üks on, teine on mul ema juures. Aga saad näidata praegu? Ma pean vaata. No selge, me seekord ei leidnud seda üles, et võib-olla siis kunagi. Jaa, seda kindlasti jah, et ma. Aga tähendab, igasugune asi selleks ei kõlba selleks, sõnaga, et peab olema mingisugune, või kuidas asi üldse käib, et. Ei no jaa, vaata, et kui sa võtad mingi voodoo nuku ja tegeled hoopis millegi muu asjaga, vaata, siis see kindlasti nagu ei lähe kokku. Voodoo on hoopis mingi teine teema, vaata, et sellega mingid, ütleme, mingit asja otsima minna, vaata, siis see ei kõlba selleks, vaata, et see on hoopis milleks muuks mõelda, vaata. Et seal on jah, vaata, et üks sõltub mis otstarbeks.
nii et jah, et näiteks noh, mina ei saa niimoodi võtta mingi asja kätte, tähendab noh, see peab ikka oma, kuidas ma ütlen, see oskus olema või siukene asi, mingi taju olema. Kindlasti energiline see peab olema, vaata, et tal peab nagu mingi see, kas sinu enda energia sinna sisse pandud oma või mingi energiline jõu või midagi peab olema, vaata, et päris niisama ei ole, et võtab mingi suvalise puu oksasid ja läheb, vaata, et see peab olema jah, et ja kindlasti peab teadma, vaata, mis näiteks selle esemele ajalugu vähemalt osaliselt, vaata, et noh, mis otstarbelt on, vaata. Ja kui ma nüüd küsin järsku sellist asja käest, et nüüd on nüüd 9. kuu käsil ja see on ka poole peal, eks ole, et mis on selle 9 kuu jooksul selle aastas nagu kõige eredamalt kohe meelde tuleb, kui küsida? No üks asi on see, mis meil oli see kassijaht, mis me käisime õtetel, et noh, et see oli tegelikult, mul oli niisugune päris huvitav roll, vaata seal, et noh, seal ma küll heade poolel ei ole, et seal ma olen pahade poolel, vaata, nii et ma küll väga palju ei saa rääkida, kuna see pole veel välja tulnud, vaata, nii, aga no see oli üks niisugune hästi põnev projekt, vaata, no see stsenaariumi kirjutamine on teine põnev ja noh, siin on vahepeal noh, ka muid võtteid olnud, et siin 2 tükki on Marko Tasase muusikavideot ja Eikile tegime niisuguse muinasjutulise. Ja Barbi ja Ken, aga kahjuks Barbi ei tulnud kohale eile. No eile ta ei tulnud kohale jah, aga no õnneks teine see üllatusesineja vaata nagu kattis selle koha kinni. Ja meil oli Maie Parrik oli ka kohal, nooremas kehastused. Jah, et see Maie Parriku 500 mantlipärija, et see oli veel meil, see oli see täitsa olemas. Nii et kui Anne Veski mantlipärija parodeerija on ühesõnaga Pille Pürg, eks ole, siis... Maie Parikut sobib meile Marelle Vaino väga hästi. Vaat on tead seda nime äragi, mina ei teadnud. Ta sobib sellesse väga hästi. No selge, aga siis lehvitame siis vaatad kuulajatele, et siis vaadake uurige, kus Toomas Hari jälle osaleb. Ja muidugi, et hoidke silmad lahti, võtta just pigem, ma mõtlen järgmine aasta, kui seal kevade poole. Ja võib-olla näiteks tuleb mingis telekanalisele mingisugune sari, et kus sa võib-olla kehastad kedagi. No seda muidugi, et siin nii mõnedki sarjad ja saated korduvad, no näiteks nagu see Suletud ustedega käib kõik need vanad osa, mida ma olen juba korra juba näinud, vaata, et noh, eilegi ma vaatasin, et käis kanali peal Suletud ustedega, ma olen see ühe korra näinud, nii et ka sealt kordused tuled, nii paar korda sealgi osaleda. Ja, nii et tuntud nägu juba. No, jah, eks need tuntakse ära küll. Nii et soovin sulle kõike head siis ja ole tubli ja terve. Tšau.